see tuleb kõige ropusem vlog üldse sellel kanalil. Nii et pange valmis, sest et siit hakkab voolama sitaks kõrvadest. Mu täna pealmised sõnad olid Blääd või siis türa. Võt. Teate, ma olen vaimselt nii persse kormatud, et ma nagu isegi mul on nii jumalas suva, kus ma ropendan, kellega ma ropendan, kuna ma ropendan, sest et see on ainuke viis vaimselt näidata seda, et ma olen väsinud. Te küsite rasse, kas te oled iga vlog väsinud? Jah? Kas ma ei ole kunagi puhata saanud normaalselt? Kohe, kui ma natukene puhkan, siis ma kohe perses kõik, siis on vaja. Aga pakkevalkus, võib-olla mul on praegu hetke siuke emotsioon, et ma ropendan ennast surnuks, aga teate, ma olen väga ropp inimene tegelikult. Päris ma ropendan hästi palju. Ma suudan ennast teatud kohtades hoida, olla väga viisakas, väga hea. Kusagil ma ropendan hullemini kui mingi traktorist. Ja ma panen mõlemas keeles ka. Ja kui mind närvi ajad, siis on see perses, siis on nii nagu on. Et kui te arvasite, et ma olen mingi inglik, siis sitaks ei. Sittage. Ma olen nagu räige teeman. Ma olen teemanite pealik. Lutsifer. Võt. Ma olen nii fucking väsinud. Ma ütlen veel ühe korra, sest ma olen lihtsalt seda väsinud. Jumal küll ma. Ma olin täna 3. päev tööl. Ja ma käin täiesti raha veel teenimas. Ütlen päriselt, et raha on ikkagi vaja ja kui ma tahan oma tahtmisest kinni panna, siis ma võiksin ikka pappi teenida. Ja siis oli täna poke treening. Poke alustas oma suviste treeningutega ja siis ma käisin. Täna olin teate lihtsalt nagu see videograaf, tegin videosid, aga täna ma tõesti ei jaksa neid monteerida, vaatasin küll üle kogu materjali. Aga jah, mis veel siis, ma lähen teil teed ja selle vaatasin või lapsel on lubatud minna muda jooksule ja Kuulge, ma lähen magama ära, sõbrad. Ausalt, ma olen nii väsinud, tegelikult mul on roodka võetud ja siis mul ongi nagu üks silm vahib läända, teine kuradi ita. Põhi, lõuna, ida, lääs. Üks vaatab ita, teine läända. Vähemalt nad võivad koosuste kohta. Kõik, teed mulle. Nii, ma ütlesin, et see tuleb päris ropp vlog. Teate, ma ei tea, mitu vlogi tagasi kerida või persse. Nagu mitu kuud tagasi. Ühesõnaga, ma olen nii fucking done. Ma täna nagu reaalselt tundsin seda, et mu aju töötab kiiremini, keha on nagu täiega piduris ja mis on veel, on see, et ma olen kogutama hakanud. Saate ära või? Ma olen 27, ma hakkasin kogutama. Ja kogutama ma hakkasin siis, kui ma lähen räigelt ärevusse. Stressitase on liiga kõrge. Siis vähe sellest, et mul silmaalune tambleb. Siis, kui ma mingi närviline olen. Eks ma olen praegu pregapaliini ka hästi palju võtnud, sest et praegu on hästi palju seda perega olemist ja perega välja käimist. Eks see tekitab minus päris palju ärevust. Ja ma ei ütleks seda, et see on elevus, see on pigem ärevus. Aga ma pidin lihtsalt näppima korra. Aga jah, ikka niimoodi. Ja need ropendamised, mis mul nagu on olnud siin kõik need päevad, see on lihtsalt ma ei tea, et see põts. Ma peaksin tegelikult pidurid veits maha panema, aga ma saan aru, et hetkel ei ole võimalik, sest et kahjuks on vaja asju teha, sest muidu järgmine kuu ei ole sellest kasu.
aga praegu ma olen pesus ära käinud, meeletult palav on. Meil on siuke asi seal. Jah. Et äkki võib-olla see päästab ära. Võt. Aga mis ma ikka ütlen? Ma söön ära. Ma võtsin selle. Kusjuures ma proovin jälle järjekordselt toituda tasakaalulikult, tasakaalustatud. Vaata. Kas tuleb välja? No ma ei tea. Eile me siin natukene patustasime. Nii paari õllega kui ka paari laetud friikartuliga. Tegelikult ma nüüd pean natukene vähemaks tõmbama seda liigset kalorisöömist. Ma arvan, et eile ma jõin ja sõin mingi sitaks. Ma arvan, et sitaks. Ütleme niimoodi, et tohu jaa. Jah. Viimasel ajal, kusjuures on seda alkotipsutamist rohkem olnud, aga ma tean, millega see seotud on, nagu ma just olen kusagil rääkinud, et kui mu aju ära ei handli enam seda nagu stressi ja kõike muud, siis ma lõdvestun niimoodi. Aga nagu näha on, et ma viimasel ajal enam ei joo seda piisavalt, siis ma hakkasin kokutama. Aga ma pean kiiremas olukorras vaatama, mis ma saaksin leida oma praegukeses kiires graafikus. Aga suht perses. Saad aru või? Mingi taun lendab siin ringi ja fucking hammustab mind. Eelmine aasta suvel, saad aru, ma olin näkku hammustatud. Siit vist äkki, just nende kohtade pealt ja mingi ma läksin tööle niimoodi, et käes küsisid, äkki suht luu kandis. Siis ma olin nagu mingi sääsed hammustasid mind. Et väga olmika täiega kardan seda, et mingi jobu võib hammustada mind siit. Kusjuures ma ei saa aru nagu, mina küll neid 7. korrusel siin kusagil ei leia. Ja ei, meil ei ole lutikaid, nagu reaalselt ei ole. Sest mina olen ainuke, keda on söödud nagu. Sest et elukaaslane, tema vist ei ole, lapsel on mingi paar hammustust, minul on mingi, ma ei tea, 6-7 hammustust juba. Ma ei tea. Aga ma võtsin rohud ära ja söön selle tarretise ära ja võiks ChatGPT-ga analüüsin YouTube'i kanalilt. Teeme sukse kokkuvõtte vahepealse, et kuidas läinud on. Näiteks ma analüüsin ikka. Ja analüüsin seda ChatGPT-ga. Ma siis vaatan oma jalgu, et ei kujuta, et mul on mingi laiendid. Mul on veini laiendid, kusjuures tekkinud, sellepärast ma paksa olen. Fun. Kas mulle meeldivad oma jalad? Ei meelda, need on päris rõvedad. Muidu on mul jalad suhteliselt peenikesed olnud, aga mul on nüüd räige probleem midagi üldse leida, kuna mul on päris suured kintsud. Suur rind, suured kintsud. Suur kõht. Perse pole suur. Väga. Jah. Ma lähen. Näeme juba järgmine päev, ehk siis järgmises klipis, nii et vaatan praegu seda YouTube'i värke, analüüsin ChatGPT-ga ja teate mis või? Ma sain aru sellest, et ma aiamaal kasvatan kurke, siis ma näitan ka teile mingi päev seda saaki, päris kõva saak tuleb. Tomatitega, ärge küsige, see juba läheb 2. aasta mul perse sõna otseses mõttes nagu. Aga eks ma seda järgmises vlogis räägin. See vlog ma lubasin palju rapendada. Aga vist too päev, kui ma selle klipi esimese salvestasin, siis oli nagu see oli täitsa putsis kõik. Aga see, et saad aru, ma kasvatan midagi. Nagu midagi siukest kasvatan. Mis on kanal ja siis järjepidevus ja kõike muud, see on ülikõva. Hi guys! Tutorialit tulid tegema või? Tutorialit tulid tegema või? Tõni sulle vaatamas. Aga jah, selles suhtes, et niimoodi läheb järjest ja see on lahe. See on lahe, mulle meeldib,
aga oodake, siit ma nüüd pean niimoodi filmima ennast. Sest et elukaaslane on keelu peale pannud enda filmimisest. näitame ennast väär. jah, ei saa, aga hästi, lõpetame nüüd. Terve perekond tuli siia tuppa nüüd. Ütlen kohe, et tänane päev algus päris sitasti selles suhtes, et ma pidin päästma olukorda enda vanas töökohas ja tegelikult ma nagu olid mul täiesti muud plaanid. Me pidime lapsega minema shoppama ja veel mingisuguseid asju tegema. Ja siis niimoodi läkski. Aga ei shopatud lapsega sai, sest et see oli lubatud talle. Ma ikkagi üritan lastele lubatud lubadusi ikkagi ära täita. Üldiselt teiste lubadusi ka, et lapsed on natukene vaata erilisemad kui muidu. Ja, aga tead, ega mul praegu hetkel nagu ei olegi mitte midagi rääkida, näidata. Kuidagi siuke, et jah, siuke ta on, see elu. Järgmises vlogis ma proovin teile näidata enda aiamad. Mul on päris korralik kurgisaak, kordan uuesti, ma käin iga päev rõdul ja vaatan, et ikka täitsa lõpne. Siit tuleb ikka korralik mingi kurgilaadung, varsti saame ainult kurki süüa. Ja siis ma täna mõtlen, et mida ma tasakaaluslikult söön. Siis, mis ma veel... ma vist võib-olla võin natukene sellest kehakaalust rääkida järgmine kord. Ma ei tea, kirjutage, millest tahaksite ma rohkem räägiks, nagu rohkem peatuks sellel teemal. Et võite täitsa küsimusi kirjutada selle vlogi all ja ma põhimõtteliselt loen siis kõik need küsimused. Annan vastused ühesõnaga nendele küsimustele. Et jah, nii et laske käia, võite ükskõik mis küsimusi küsida. Lolli küsimusi ei ole olemas, vastan nii palju, kui ma saan vastata. Et mõned võib-olla vastused või küsimuste vastused ei ole otseselt minuga kuidagi, ma saaksin neid jagada. Vot, hästi. Aga kohtume järgmine neljapäev, kindlasti kohtume, sest raudselt te kirjutate mulle küsimusi. Aga ei, ma näitan oma aiamad ka. Kõruks tuli. Aga näeme siis juba järgmine neljapäev kell 7. Näeme küll, ma mõtlesin praegu, et aga näeme, kindlasti näeme. Hästi, aga tore oli teid näha. Rõõm oli teiega veeta see aeg. Eks meil praegu monteerimise ajal saan teada, palju see aeg on. Ja nii on. Hästi, aga bye!